Nii, alustame täna Jeesuse Kristuse nimel ja taas olla rõõm Jumala kojas. Täna on juba veebruarikuu, nii et sellest aastast on üks kuu lännu, nii et veel 11 on jäänud, aga need 11 on meie kätte antud ja me need õieti kasutaks ja targasti elaksime. Tänasel päeval tahame meelde tuletada ka meie rahva elus olulist päeva. Täna on ka Tartu rahulepingu 105. aastapäev ja tänasel päeval ka rahu on maailmas tegelikult väga defitsiit, kui võiks nii öelda, nii inimeste eludes kui ka rahvaste riikide vahel. Ja palume, et ka need rahulepingud, mis on sõlmitud, püsiksid ja et inimesed nendest kinni peaksid. Ja mõtleme ka meie rahva ajaloole tõesti, mis on ka olnud keeruline. Nädala sees tegelesin ka ajaloo uurimisega pisut oma kooliõpingute tõttu ja pidin ajajoone tegema aastast 1000 kuni 2000 Eesti maa kohta. Ja see oli väga huvitav. Ma ei hakka täna pikalt peatuma selle, see omaette teema kohe täitsa. Aga kõige lõpuks ma võin öelda, et me oleme ikka nii õnnelikud inimesed, me tänasel päeval elame siin. Kui palju jama on Eesti rahva ja selle väikesel maalapil siin Läänemere äärepal, kui palju on siin häda ja viletsust olnud ja see, et me täna oleme rahu ajal oma riigis elamas, ei ole võõrvõimusid ega teisi riike praegult meil siin okupeerimas meid, ega siin ei ole meil võõraid peremehi ja ei ole mõisnikke ja igasuguseid paruneid ja kuningaid, kes kõike tahtsid meid saada. See on Jumala arm täitsa. Seda on nii vähe tegelikult selle 1000 aasta jooksul olnud. Või natuke rohkem isegi. Et ma arvan, et meil on täna nii palju tänupõhjust Jumalale selle eest, et me oleme oma riigis, oma maal, oma kodudes ja meil on kõht täis ja ei ole meil suuri haigusi, katkusid ega igasugused muid asju. 13, 14 sajand, 17 sajand, ikaldus mitu aastat, rahvas suri loogu, tuli katk peale, võttis ülejäänud ära. Siis hakkas jälle pihta, tuli jälle uus nälg peale, tuli jälle uus katk peale, tuli jälle uued vaenlased, kes röövisid, varastasid ja tapsid. Nii et seal ainult küll pool rahvast suri ära Eesti rahval, küll rohkem veel, nii et mingil ajal jäi seal ainult käputäis järgi. Aga et Jumal on taas meie rahvast üles tõstnud, selle kõrval, kui meil suur liivlaste rahvas on läinud tegelikult täielikult, siis on see tõesti ime. Meie maalt on üle käinud poolakad ja on käinud taanlased ja rootslased ja venelased ja leedukad ja kes iganes siin, vikingid ja igasugused tegelased. Aga tänane psalm ütleb, Issanda päralt, see on psalm 24, Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seistada pühas paigas. See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hinge tühja ei himusta, ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. Aamen. See on Taaveti sõna, Taaveti laul ja Taavet oli mees, kes otsis Jumala õnnistust. Tema tahtis saada kätte Jumala õnnistust ja see salm ütles ka, et kes tohib tulla Jumala kotta, Issanda mäele. See, kes süütu kätelt, puhas südamelt, kelle hing ei himusta tühja ega vannu pettuseks.
Eks see on ka üks osa, mis me tänase päeval ka oma südames saame läbi katsuda enne, kui tulla Issanda mälestamise lauaosaduse juurde. Nii et Issand puhastaks meid ja me võiksime andeks paluda, kui on vaja paluda. Ja mu südame asjad kodaldada, et me võiksime olla Jumala palge ees puhta südamega, rõõmsalt ja kätte saada see õnnistus, mida tema tahab täna sulle ja mulle just anda. Nii et Jumal õnnistagu meid ja me palvetame koos. Hea taeval Isa, me täname sind tänase päeval, et sa oled meid õnnistanud. Isa, me oleme saanud õnnistustest osa juba. Ja Isa, me täname sind, et sinu kätte võime paluda ka tänase Jumala teenistuse, paluda, et meiegi võiksime osa saada sellest heast osast, mida sina oled vaimulikult valmis pannud meile. Jeesus, tule oma püha vaimuga, ole meie keskel, me ütleme püha vaim, tere tulemast sulle meie juurde. Jeesus, me täname, et sina oled meie juures, nagu sa oled lubanud olla oma laste keskel, ükskõik kui palju need kohal on, sina tuled ikka oma laste keskele. Isa, me täname sind selle eest ja Isa, me tõesti avame vaimu silmad ka nägema sinu tegutsemist meie juures, meie koguduse keskel, selles linnas. Isa, me tahame tõesti paluda selle linna sinu kätte. Isa, sina näed ka selle linna rõõmusid ja muresid ja vajadusi ja igatsusi. Issand, me täna lugesime sinu sõnast ka, et sinu päralt on kõik ilma maa ja selle täius ja maailm ja kõik, kes seal elavad. Issand, see linn on ka sinu käes, Issand, ja Issand, me palume tõesti, et sinu au ja hiilgus võiks ka selle paiga üle tulla. Jeesus, õnnistame linna juhte, õnnistame linna valitsejaid, ka poliitikuid. Issand, me palume tõesti, et sinu tarkus võiks neid täita ja hoia ka kõik valed otsused eemal ja kaugel. Issand, mis ka sind ei austa ja sulle head meelt ei tee. Aga Issand, me palume su kätte ka meie maa ja rahva. Tänu sulle, Issand, sa oled meie maa ja rahvast õnnistanud ja oled ka 105 aastat tagasi lastud ka ühe rahu tulla meie suure naabriga, kes on paljusi kordi käinud siin röövretkedel ja vallutanud ja valitsenud ja ajanud oma asja siin meie käest küsimata, kas see meeldib meile või ei meeldi. Aga Issand, tänu sulle, et täna sa oled piiri vahele tõmmanud siia ja Issand, me palume, et sinu inglid varjaks ja kaitseks meie maad ja rahvast jätkuvalt. Issand, me tõesti täname, et sinu kätte võime paluda ka need rahutud paigad ka üle maailma, kus on ka sõjakoledusi nii Ukrainas. Issand, me palume selle kõik jätkuvalt sinu kätte, et seal ka õiglane rahu tuleks. Jeesus, me palume ka jätkuvalt Iisraelile rahu ja kogu sellele Lähis-Idale ja Kaug-Idale ja kõigele, Issand, üle maailma ka Ameerikasse. Ja Issand, me tõesti palume, et sinu rahu oleks ka Euroopas ja Issand, me täname sind tõesti, et sina oled helde Isa taevas. Issand, ole õnnistamas, ole juhatamas ja palume sa kätte ka oma eespalve koguduse, ka Leisis. Issand, õnnista ka neid Saaremaal, Issand, ole ka nende lähedal ja juhi neid ka ja nende töid ja tegemisi ja olgu sinu sõnaga võimsalt seal nende pastori üle kui ka kogu selle koguduse üle. Issand, me täname sind, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Aamen. Aamen. Me nüüd laulame ühiselt laulu ja siis kuulame Jumala sõna.
Nii, ole valmis, jah? Alustame Jumala sõnaga ja tänasel päeval tahan jagada teiega Johannese evangeeliumi 1. peatükist ja loeme salmid 38–42. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Ja nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäid sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist 2, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg. Sind peab hüütama Keefaseks, see on tõlkes Peetruseks. Aamen. See on Jumala sõna. Andreas on üks huvitav isik Jeesuse jüngrite hulgas ja piiblis üldse. Ja temast väga palju ei räägita millegipärast, aga ometi on olemas ka üks Andrease liikumine. Ma ei tea, olete kuulnud sellest või ei ole? Selline reklaam on ka mul kaasas kohe. Mina olen nagu Andreas. Ja see on üks selline liikumine või ka üks selline võimalus, kuidas rääkida inimestele, kes pole Jeesus midagi kuulnud ja kuidas neid julgustada. Kuidas julgustada meid oma sõpradele rääkima Jeesusest. See on selline Andrease liikumine. Ja Andreas on üks selline huvitav tegelane, nagu ma ütlesin, ta on üks Jeesuse esimesi jüngreid. See on üks väike kõrvalepõige ka nüüd teemast, aga üks huvitav on see, et me teame, et piiblis on sünoptilised evangeeliumid 3 tükki, Matteus, Markus ja Luukas. Need on enam sarnased, need lood on sarnased ja nad on kuidagi ühel ajajärgul ka kirjutatud. Ja arvatakse, et Johannese evangeelium on nagu erinev nendest 3. Ja Johannese evangeelium on hiljem kirjutatud. Ja seal on palju asju natukene teise nurga alt või ka pisut teistmoodi kirjutatud. Ja just ka see on huvitav, et Andreasest tegelikult 3 esimest evangeeliumi palju ei kirjuta, nagu väga üksikud, ainult 1 või 2 korda nimetab. Aga Johannes kirjutab palju rohkem temast tegelikult. Ja selles mõttes on Johannese evangeeliumis ka natukene erinevused ka näiteks Jeesuse jüngrite kutsumise osas. Et üks on see, et kui sünoptiliste evangeeliumites on lugu, kuidas jüngrid olid seal mere ääres kala püüdmas, Jeesus läks mööda ja ütles, et tulge järgnege mulle. Siis Johannes kirjutab, et Andreas oma vennaga olid ristja Johannese jüngrid. Ja siis nad kuulevad, kui risti Johannes ütleb Jeesuse ristimisel tulles just, et see on Jumala poeg, see on Messias, keda me oleme oodanud. Ja siis Andreas oma sõbraga, kes iganes ta oli, läheb siis Jeesusega kaasa ja küsib, et kuule, et kus sa oled, kus sa ööbid. Markuse evangeelium räägib, Jeesus kõndis järve kallast mööda ja nägi Peetrust ja Andreast võrke vette viskamas, et kala püüda.
Johannese evangeelium räägib loo, kuidas Andreas olid jüngrid. Kui lugeda seda lugu Johannese evangeeliumi 1. peatüki 35. salmist, pisut eespoolt nii-öelda, siis sealt tuleb selline väga huvitav detail välja. Me üldse sellest lõigust tegelikult. Ja seal, nagu kuulsime, Andreas koos teise jüngriga tulevad Jeesuse juurde, küsivad, kus sa elad? Kus sa ööbid või kus sa viibid? Me tahaksime suga rohkem tuttavaks saada. Me teame, et kui me siin kirikus koda kokku saame tere head aega ja sööme võib-olla natuke kooki ja kohvi ka ja lähme laiali, ega me siis paljudega tuttavaks üksteisega ei saa. Aga ma küsin sinu käest, kus sa elad? Ma toon sulle külla. Ajame juttu. Me saame palju lähedasemaks tegelikult üksteisega. Me saame rääkida ja need hetked, kus koos olla, need on erilised hetked tegelikult. Ja eelmine nädal olen ka mitmed olnud minu elus. Ja need on nii vahvad olnud tegelikult. Ja samaga küsib Andreas Jeesuse käest, kuule, et ma tahaks külla tulla täna, et kus sa oled? Ja Jeesus ütleb, tule vaata, kus ma elan. Ja loeme, et Andreas jäi koos oma sõbraga tema juurde selleks päevaks, kuigi 4. juba aeg, see õhtune aeg oli juba, see väike pisike aeg oli piisav, et Andreas saaks aru, kes Jeesus on. Ja see on ka üks oluline väga osa, kui me kutsume teisi Jeesuse juurde. Väga tähtis on ka mõelda selle peale, mida siis inimesed näevad, kui me kutsume neid Jeesuse juurde. Nägemisel on väga oluline osa tegelikult. Me vahel ka võtame see esimene pilk, esimene mulje, see nagu määrab väga palju tegelikult. Kui ma vaatan, et see üks või teine inimene, keda esimest korda näen, mul tekib kohe mingi pilt, ta käitus nii, oli nii, ja vahel me inimestele paneme lahti seda kohe, see on seda tüüpi inimene, see on seda tüüpi inimene, kolmas, aga kui sa temaga kokku saada lähemalt kodus või kuskil vabas õhkkonnas viibid või matkal, reisil, kus iganes, vaata, hoopis teine inimene tegelikult, see esimene pilt tegelikult oli vale. Et tegelikult see on nii tore inimene. Ja mina panin kogemata ta kuhugi sinna sellesse osakonda, mis ütlevad nagu, et nendega ma küll tegemist teha ei tahaks. Et alati see pikem vaatamine või suhtlemine, Jeesus ütleb ka, et tulge ja vaatake. Ja see oli see aeg, kus nad tulid, nägid, suhtlesid ja elasid. Ja see oli see tõukes ka, kus Andreas läheb koju ja ütleb oma vennale, teate, me leidsimegi lõpuks selle, keda me oleme oodanud. Andrese nimi võime tõlkida mitmeti, võib tõlkida nagu ka lihtne või ka mehine. Üks mehine mees on kaluriks, aga samas tahab ta olla ka osa Jumala asjades, Jumala plaanis. Ja võib-olla ka siit tulebki evangeeliumite vaheline nagu seos. Ühelt poolt ta oli kalur, püüdis kala, aga samas ta oli ka Riste Johannese jüngriks käis, lõhtu poole käis, kui kala oli püütud ja võrgud pestud juba, ja läks kuulama, mida Johannes räägib. Tahtis ka Jumala asjades sees olla. Ja tänasel päeval on inimesi, kes käivad igapäeva töödele, meiegi käime, ja siis, aga me tahame ka midagi enamat saada teada Jumala asjadest. Me otsime midagi enamat. Me ei ela mitte ainult üksnes selle materiaalse heaolu nimel, et mul oleks kõik hästi ja kõik oleks olemas ja ma ei peaks millegist puudust tundma, vaid me tahame osa saada ka vaimulikest väärtustest. Leida viise, kuidas ka teisi toetada või ka Andrease puhul on imeldusväärne tema igatsus olla osa Jumala plaanidest. Kas see on ka meie osa? Kas sa tahad olla Jumala plaanis sees? Et Jumal kasutaks sind mingil viisil, kuskil mingis oma osas või mitte. Andreasel oli see igatsus. Kala oli vaja püüda selleks, et kõht täis oleks ja ikka maksud makstud.
Aga ta käis otsimas midagi enamat. Ja ta igatsus oli mitte maha magada Jumala plaani tema elus. Ja vahel on, Jumal tuleb, kutsub, kõnetab meid, sind ja mind, kutsub mingisse ülesandesse ja sa ütled, tead, mul praegu pole ikka aega, mul siin omal vaja ka asju ajada. Ja tegelikult see kutsumine läheb mööda. Ja me ei tea, kas see tuleb tagasi enam või tuleb mingi muu. Meil on nagu oluline ka tähele panna, kui Jumal kutsub meid mingisse ülesandesse. Kui Krist ja Johannes oli kõrbes jutlustamas, siis Andreas läks tema juurde, kuulas, vaatas ja oli tema jüngriks. Vaatas seda kõrvalt. Tänasel päeval võime küsida, kas sa tahad näha Jumalat ka tegutsemas kuskil? Kus seda oleks võimalik siis näha? Ma tahaks küll näha, kus Jumal tegutseb. Üheks kohaks peaks kindlasti olema Jumala kogudus, kus ta tegutseb. Tuleme Jumala kogudusse, me tahame temaga kohtuda, tahame näha, kuidas tema tegutseb siin paigas just nüüd, just täna, sel hetkel. Ma ei taha seda maha magada. Ma seepärast tulengi pühapäeval kirikusse, kui uksed lahti on ja teenistus on. Kui ma jätan ühe pühapäeva vahele, võib-olla Jumal tuli, kõnetas kõik seda osa õnnistustest, mina jäin ilma, sellepärast, et ma olin kodus, magasin ja mõtlesin, mul on muud ka teha, kui kirikusse minna, ilm ka kehva ja test teab, mis kõik on. Et Jumala kogudus on see paik, kus Jumal tegutseb ja ma usun seda ja ma palun seda, et aga sellest rohkem tegutsema siin paigas, nagu ta varasemate aegadel on seda teinud. Ma ei taha seda aega maha magada. Koos Jumala lastega on Issand. Ta on tõotanud olla oma laste keskel. Ja see on nii hea. Ma hoiame sellest kinni, tõotusest. Ja kogudus on ka Jeesuse nähtav ihu tegelikult, ka maa peal. See on natukene hirmutav, kui me selle peale mõtleme. Aga milline on meie koguduse elu või milline on meie kogudus väljapoolt vaadates, võiks küsida samamoodi tegelikult. Mida inimesed näevad, kui nad tulevad siia? See ebamugav küsimus, aga lähme edasi. Aga on midagi mõelda, on ju? Kui võõdas inimene tuleb uksest sisse, kui sina lähed kuhugi mõnda võõdasse asutusse näiteks, mida sa esimesena näed? Esimene ukselink on esimene. Öeldakse, et välisuks on see kõige tähtsam asi, mis tegelikult, sest ta on esimene asi, millega kokku puutud. Kas see link on mingi logise või roostes või pole üldse link ees ja kuidas ma ukse lahti saan. Ja nii edasi tegelikult. Et vahel on hea enda käest küsida ja tulla ka nagu võõda pilguga uksest sisse. Võib-olla vahel on hea ka Jumala teenistust vaadata kõrvalt ja mõelda, kuidas mina saaksin oma osa panna, et see oleks veel vägevam, veel Jumala vaim oleks rohkem lähedal või kuidas ta saaks tegutseda rohkem meie keskel. Kas ma peaksin tulema varem siia palvetama kokku näiteks või peaksin nädala sees mõtlema selle peale juba või kas on midagi, mida ma saaksin teha, et Jumala ilming või Jumala tegutsemine oleks rohkem nähtav meie keskel. Need on head mõtted kindlasti, mille mõelda, mille mina mõtlen ka. Ja ma ei taha maha magada Jumala tegutsemist. Teine koht, kus näeme Jeesus tegutsemas, on inimeste eludes ja ka meie elus tegelikult. Ja see on ka selline, nii paljud inimesed on tunnistanud oma elus seda, mida Jeesus on teinud nende eludes. Füüsiliselt tervendanud kuidagi, vaimselt tervendanud või on mingi erakordses sündmused olnud, kus me oleme kuidagi pääsenud napilt kuidagi või ütleme, et juhus oli selline või mis iganes. Või palvevastused, mida ma olen palvetanud ja Jumal vastas eriliselt või ka mingisugused erinevad olukorrad, keerukad
kus me oleme otsinud Jumala juhtimist, Jumal, mida ma pean tegema. Ja me võime öelda, Jumal tuli ja tegutses minu elus. Kõigil need hetki ma elus olemas. Me näeme Jumalat tegutsemas oma elus ka tegelikult. Ja näeme teiste eludes ka tegutsemas. Ja see on see koht, kus Jumal praegu tegutseb tänasel päeval ka oma pühavaimu läbi ja mitmel erineval viisidel. Jumal tegutseb. Me ei saa öelda, et Jumalat pole olemas. Sest me kogeme seda oma elus ka. Eelmisel nädalal üks võõdas number helistas täitsa mulle kuskilt kaugelt. Ja üks hädasmees oli toru otsas ja rääkis mulle. Ja rääkis, et igasuguse lugus rääkis enne. Aga ühel hetkel ma rääkisin talle, et tead, ma olin 5-aastane poiss ja Jumal puudutas mind. Ja ma ei saa öelda, et Jumal ei ole olemas, sest et Jumal muutis mind tegelikult. Ta päästis mu. See on minu lugu tegelikult. Meil kõigil oma lugu on. Eelmisel nädalal eile kohtusin ühe pastoriga, kes rääkis oma lugu. Väikese poisina jättis nende ema neid maha ja läks teise mehe juurde. Isa ei mitme lapsega maha, väikesed lapsed olid. Ja see poiss oli ka paariaastane. Ja kasvades järjest rohkem hakkas ta oma ema vihkama, kes ta maha jättis. Ja kui ta 12-aastane oli, ta otsustas, et mitte kunagi oma lastele ei näita oma ema enam, kuigi peaks temaga kokku, ma ei räägigi neile temast üldse. Ja ta täielikult vihkas teda. Aga kuna Malaisia oli pastor ja siis poiss ka käis õppimas Ameerikasse, kus iganes, ja ühel hetkel kodukanti tagasi jõudis, siis piiblikoolis sai ühe neiu tuttavaks ja abiellusid. Neil sündisid lapsed ja see mees sai pastoriks seal. Ja aeg läks. Ja ta oli ühe väikese kogus pastor. Jutlustas seal. Ja ühel õhtul ta küsis siis pärast pühapäevast teenistust oma naise käest kodus, et mida mu jutlus talle oli. Ja tead, see on väga ohtlik, et naise käest küsida seda. Naine on alati nagu selge ja otsekohane tihtipeale. Ja naine ütles talle, et väga hea jutlus oli. Aga Jumala vägevul selle jutlusel sees ei olnud. Kuidas ei olnud? Sa räägid küll, aga elad midagi muud hoopis kodus. Väga valus oli. Sa räägid Jumala andestusest, aga oma emale pole sa oma südames andestanud. Kuidas sa saad niimoodi? Sellepärast ei ole Jumala väge su elus, su jutlustes. Me siis otsustas hakata tegelema selle probleemiga. Kuidas oma emale, ta vihkas seda või kuidas see oli aastaid olnud, kuidas emale andestada. Ta ütles, see oli pikk protsess tegelikult. Läks mitu kuud mööda ja ta tuleb naise juurde ja ütleb, tead, ma lõpuks suutsin juba südamest andeks talle anda. Ma enam ei vihka oma ema. Ma andsin talle kõik andeks. Naine ütleb, seda on vähe natukene. Sa pead talle ka helistama nüüd. Ei, ma ei suuda helistada. Läks jälle tükk aega mööda. Lõpuks ta otsis üles telefoninumbrid ja siis helistas emale ja rääkis taga juttu. Ja siis tuleb naise juurde, et tead, nüüd on kõik hästi. Ma helistasin ka oma emale. Naine ütleb, sellest on vähe. Sa pead talle külla minema. Ja tead, me läheme sinna kogu perega ja elame 2 nädalat tema juures. See täitsa lõpp, võimatu. Aga nad elasid teises riigis, nad sõitsid lennukiga siis, või auto, kuidas nad läksid iganes. Nad läksid siis emale külla ühel suvel siis. Ja pastor räägib, kui nad kohtusid oma emaga,
siis ta oli üle 30 aastale mööda läinud vahepeal juba, ta polnud ema näinudki ega suhelt taga üldse. Ja ütles, et tore ja armas inimene ta tegelikult oli. Ta oli nii kallis inimene, mõtle. Ta oli nii minu moodi tegelikult, näojooned. Ta kuidagi, minu maneerid ja kuidagi, ma tundsin, et ma olen ema moodi. Ja siis, ja nad said siis lepitud seal. Nad andestasid üksteisele. Ja kuidas nad, siis nad olid see 2 nädalat seal, et nad käivad nüüd iga suvi käivad emal külas teega. Ja ta ütles, et see ei olnud üldse mulle kerge tee läbi minna seda andestuse protsessis tegelikult. Kuidas andeks anda oma emale see, mida ta oli lapsepõlve ja ta elu oli kandnud kaasas. Mõtlesin, meil kõigil tegelikult on väljakutsed, mida tuleb Jumala abiga tegeleda tegelikult. Ja vahel on need valusad asjad ja vahel võtavad kaua aega. Aga Jumal tahab, et me olesime vabad asjadest, mis on mida sidunud, kinni hoidnud. Andreas tuleb oma venna Siimona juurde, ta ütleb talle, me oleme leidnud Messia. Ja see on huvitav, et juudi rahvas on oodanud mitusada aastat Messiat ja siis tuleb Andreas teatega, et ma olen ta leidnud. See on võimatu lugu. Et me oleme oodanud, et Kalevipoeg tuleb tagasi, Eesti rahvas ootab, et tuleb, paneb pirdud 2 otsast põlema kõik ja siis ühel päeval tuleb Otto, et kuule, ma leidsin Kalevipoja. Ta on siin kõrval tänavas. Ei võimatu, see ei ole võimalik. Et see on midagi taolist, mida võib-olla Peetrus mõtles või Siimann mõtles enne. Et kui tuli Andreas sellise jutuga tema juurde, et kuule, et ma leidsin Messia nüüd. Aga mida ütleb Andreas? Tule ja vaata. Järgmisel päeval kohtab Filippus, üks 3. mees, Jeesust. Jeesus kutsub ta kaasa, tule minuga kaasa. Ja me teame, loeme edasi lugu, siis näeme, et Filippus tuleb oma venna Naataneli juurde, ütleb, et tule vaata, ma leidsin Messia. Ei tea, kas see ikka võimalik on, see on ikka võimatu lugu. Aga mida ütleb Filippus vennale? See on nii huvitav. See sõna hakkab korduma tegelikult siin. Salmis 46. Filippus ütleb talle, tule ja vaata. Kui tähtis on see tegelikult, et sa isiklikult koged ja tuled vaatad. Ja siis ütled, mis sa nägid. Mitte seda, mida teised rääkisid või mis teistel oli. Nii oluline see isiklik kontakt Jeesusega. Kas sul on see isiklik puude olemas või ei ole? Peetrus tuli isiklikult Jeesust vaatama, kas see on ikka tõsi, mida vend rääkis. Ja salmis 43 ütleb Jeesus talle esimesel kohtumisel, sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Peetruseks. Ja kui me loeme edasi evangeeliumi, näiteks Matteuse evangeeliumi 16. peatükist ja 16. salmist, siis mis me seal näeme? Me näeme Peetruse usutunnistust. Kui Jeesus küsib oma jüngritelt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis iganes lahti päästab maa peal, see on lahti päästetud taevas. Et see Siimon Peetruse kogemus, kui ta tuli Jeesuse juurde, oli niivõrd tugev ja kuidagi niivõrd tugev ja elav.
et ta hiljem ka oli nii veendunud selles, et jah, see on Messias. See on see, keda me oleme oodanud. Ja temaga koos ma tahan olla. Väga oluline on nägemisel osa. Me võime kõigile rääkida, kui tublid ja kodalikud inimesed me oleme, aga kas sul tuba on kodus? Või on sassis? Mul vahel endal tekib konflikt. Ma ise olen kodalik inimene, ma olen isegi kohati perfektsionist. Aga kui ma koju lähen, ma näen oma kirjutuslauda, siis ma mõtlen, kelle oma see küll on. See küll minu oma ei ole. Ja me vahel oleme sellised, et me nagu arvame endast, et me oleme nagu sellised või teistsugused, aga tegelik elu on lihtsalt paratamatult midagi muud. Ja need on ka mõned kohad, millega mina pean tegelema enda elus tegelikult. Et ma tõesti rääkides teistel jutlust ei peaks naise käest kodus kuulama, et kuule, sun jutlusel ei ole meelevald või ei ole väge, sellepärast, et sa ise räägid ühte, aga elad teist. Kord käisin ühe suurperele külas. Pereema kutsus, et nende riidekappa ära lagunenud ja riided on maha kukkunud. Et tule aita ära parandada. Ja kui ma tahtsin minna siis sinna laste tuppa teisele kodusele, vaatame, mis selle kapiga juhtunud on, siis väiksed lapsed olid seal toas, mängisid ja lõid ukse kinni ja lasti mind tuppa sisse. Sellepärast, et nende tuba oli põlvest saati koristamata riided ja mänguasju täis. See polnud jalaga astumise kohta. Ja neil lastel oli nii piinlik. Ja mul jäigi see kapp vaatamata. Sest nad keeldusid täielikult ust lahti tegemast. Ma ei ole seda asju ennem näinud ega hiljem ka näinud. Aga on olukordi, kus me peame vahel võtma ette asju, et me teeme asju korda, mis on sassis, on need suhetes või on me füüsiliselt meie kodudes. Vahel lähevad ka inimesed kogudusest ära, seepärast, et räägitakse üht ja elatakse teisiti. Nagu kuuldub pastori loos. Jeesus räägib küünlast, mis on nähtaval. Linnast, mis on mäe otsas. Räägib Jumala lastest, kes on nagu taevatähed. Ja see peaks panema meid tegelikult me südant ka läbi katsuma asju. Sellepärast, et kas inimesed meid nähes näevad Jeesust või mitte. See on see nagu vastutus või ka meie enda nagu väljakutsega igal päeval elus tegelikult. Ma tahan, et inimesed mind vaadates näeksid Jeesust. Nad jääksid Jeesust tegutsemas nii minu elus kui ka siin koguduses, kui meie kõigi eludes. Paratamatult miski jääb varjule, kõik tuleb esile, kõik tuleb ilmsiks ühel päeval. Varem või hiljem. See peaks meid tegema alandlikuks. Andres on mees, kes näeb ise Jeesust tegutsemas ja toob ka teisi teda vaatama. Andresel on selline eriline and näha asju, mida teised ei näe sageli. Andrese kohta me veel Johannese evangeeliumi 6. peatükis. Võime seda korda sinna lapata. Piiblit. See on nii kihvt, kui sul piibel kaasas on. Siis kuuleb kirikus sellised krõbinaid ka. Aga 6. peatüki 8. salm näiteks ja 9. salm. Andreas, üks ta Jeesuse jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütleb talle, siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis saab sellest nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu
siis istusid nad maha. Sealt oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat, andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, nii palju, kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi raisku läheks. Siis kogus nad 5 odraleivast kokku 12 korvidet palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. See on nii huvitav enne, et rahvas nägi ja sai aru, et see on see, kes pidi tulema. Aga Andrese loo juurde tulles enne, siis Andres nägi, Filippus küsib, kus me need süüa anname neile kõigile. Jeesus tahtis kõik toita. Ja siis Jeesus ütleb, et no andke neile süüa. Andreas nägi ühte poisikest, kelle oli kaasas ema poolt kaasa pandud lõunasöök või söök. Huvitav, et jüngritel ei olnud mitte midagi. Ja kõigi on ütelda huvitav selle loo kohta, et kus me teame, et jüngritel toit otsas oli. Sellepärast need 12 korvitäit oli tegelikult. Iga jüngril oli üks korv kaasas. Kõik olid tühjad. Pärast said kõik oma korvid täis. Aga see poisikene oli nõus ära andma oma leivakese, mida ema tal kaasa oli andnud. Ja mõtelge, kui poiss läheb koju tagasi pärast, võtab kaasa, tead ema, mis juhtus? Tead, mida ma nägin täna või? Jeesus võttis minu leivad ära ja tegi nendest nii palju, et sai kogu rahvas söönuks. Kui Jeesus võtab sinu käest leivad ära ja teeb nii, et teda linn saab söönuks, siis sa ei kahtle enam, kes Jeesus on. Sa saad aru, see on see, kes pidi tulema. See on see Messias, see prohvet, see Jumala poeg. Kui me oma elus näeme neid hetki, kus Jumal tegutseb, see ei jäta meid endisteks enam vaid see tõstab meie usku, meie veendumus selles, et tõesti Jumal on siin ja Jumal tegutseb sinu ja minu elus. Ja hoidke sellest kinni. Veel üks koht, kus me näeme Andreas tegutsemas, on Johannese evangeeliumi 12. peatükk. See on Jeesuse elu lõpuosas juba. Salmid 20-22. Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda, issand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli, ütles seda Andreasele, Andreas ja Filippus tuli ja ütles seda Jeesusele. Jälle tulid ühed võõramaalased, võõrad inimesed, kreeklased, paganad, kellega juudid ei taht suheldagi üldse. Ja tulid selle sooviga, me tahame Jeesust näha. Ja Andreas oli see, kes siis selle asja ära korraldas. Nad said Jeesust näha. Tänane küsimus on see, kas sa tahad ka Jeesust näha. Ja see on väga lihtne. Tule ja vaata. Tule ja vaata. Riste Johannes juba vangistuses olles saadab oma jüngrid Jeesuse juurde küsimusega, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama kedagi teist? Sellest on lugu Luuka evangeeliumi 7. peatükk. Võid sealt lahti võtta võtaks. Luuka evangeeliumi 7. peatükk ja 18. salmist edasi. Luuka 7. Luuka 7, 18 järgnevad salmid. Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid ja Johannes kutsus enda juurde 2 oma jüngrit ja saatis nad issanda juurde küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, Riste Johannes
on meid sinu juurde läkitanud küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Tol samal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis ta nägemise. Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutakse rõõmusõnumit ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. See on jälle seesama asi, Jeesus saadab risti Johannese jüngrid. Minge rääkige talle, mida te olete näinud ja kuulnud, kus Jumal tegutseb. Andrese lugu õpetab meile, et Jeesus võtab ühe tähtsusetu mehe ja teeb sellest ühe imelise tööriista oma koguduses, oma töös, kelle läbi paljud saavad õnnistatud. Pärimus räägib seda, et Andreas liikus evangeeliumi kuulutamisel hiljem Musta mere piirkonda, just selle Büsantsi või ütleme selles idapoolse osa peale, kui Peetrus läks just nagu lääne poole ja Rooma ja kogu see pool. Et selles mõttes nagu õigeusu ortodoksi kirik peab tegelikult Andreast oma nagu esiapostliksi, kellest nemad alguse saanud on. No see selleks. Jumal kutsub Peetruse, kutsub Filippuse, kutsub Andrease, kutsub teised. Jeesus kutsub ka meid, sind ja mind. Mitte ainult pealt vaatama ega publikuks, vaid ta ütleb, tule ja vaata ja mine räägi teistele, mida sa oled näinud. Kui me tunneme ära selle, kes Jeesus on, siis me tahame seda teistelegi jagada. Just nii, nagu Jeesuse esimene jünger Andreas. Oleme palvetamas, et inimesed võiksid kohtuda Jeesusega ja et nendest kohtumistest, kus sina, mina ka uuel nädalal viibime, võiks ka päris palju head Jumala õnnistuseks ja kiituseks tulla. Et Jumala õnnistagu sind ja mind ja olgem siis sõna tegijad, mitte üksnes kuulajad. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sina oled, issand, tulnud. Me oleme näinud, me oleme kuulnud, me oleme kogenud ja võime öelda koos Peetrusega, sina oled see, keda me oleme oodanud. Ja sina oled, issand, see, kes on tulnud maailma päästma patuseid, kes on tulnud päästma igat inimest, nii lihtsat kui ka suuremaid, tähtsamaid ja kuulsamaid. Aga sa tahad iga üksikut issand enda juurde kutsuda tänasel päeval ja öelda, tulge ja vaadake, kus ma olen, millega ma tegelen, kus ma töötan. Tänasel päeval veel ma olen tegutsemas inimeste eludes, koguduste eludes, rahvaste riikide eludes. Ja issand, me tõesti palume, et me võiksime näha edast rohkem ja rohkem, kuidas sina saad tegutseda ka siin paigas, meie koguduse keskel, meie koguduse liikmete kodudes, eludes, nendes kohtumistes, kus nad käivad, et inimesed nähes neid, võivad näha Jeesust, sind ja kogeda seda, et Jeesus sinuga koos, ma tahaks ka minna, ma tahaks ka seda elu elada, kus sina oled meie elu juures, meie elu keskel, meid elud juhatamas, meid elu õnnistamas. Ja issand, kui me tõesti palusime ka alguses seda palvet, mida Taavet palus ka, et me võiksime kätte saada selle õnnistuse,
mida sina tahad täna ka päeval meile anda ja oma lastele anda ja issand, tõesti tänu sulle, et sina õnnistad ja armastad meid igat üksikut. Issand, sa tahad, et me tõstaksime pilgud üles sellest maisest pisut kõrgemale, nähes seda, issand, et sa ei ole meid loonud ainult mitte selleks, et seda materiaalseid asju teenida ja nendega vaeva näha ja nendega tegeleda, vaid et sa ootad, et me süda ka, issand, võiks sulle kuuluda. Issand, et me võiksime mõista seda, mida enamat sa tahad, issand, ka meie elus veel teiste õnnistuseks ja kasuks ja Jumala riigi austuseks, Jeesus, sinu austuseks kasutada ja teha. Jeesus, me täname sind. Sa täna oled meie keskel siin ja issand, me täna oleme näinud sinu tegutsemas ja palume, Jeesus, et meie silmad oleksid lahti ja mõistaksime, issand, kus sina meid juhid ja mida sina meilt ootad ja kuhu sa meid läkitad, kelle juurde sa meid läkitad ja juhatad ja et meil oleks tarkust ka õigel ajal suu lahti teha ja õigel tarkust ka suu kinni panna, nagu vaja, vaid me võiksime olla ikka sinu vaimust juhitud. Jeesus, olgu see, mis me teeme kõik sinu auks ja kiituseks ja sinu nimi olgu üle kõikide nimede, nii siin paigas kui ka üle meie maa ja meie maailma. Aamen. Aitäh, et sa kuuled neid palved ka, mis me oleme südametes kaasa toonud. Issand, sa näed meie igatsusi, meie vajadusi. Issand, vahel vajame tarkust, vahel vajame juhtimist sinu käest ka jätkuvalt uuest nädalaks. Jeesus, tule ja puuduta meid ja ole meiega ikka. Aamen. Aamen. Nii, aeg lendab. Aga me laulame laulu veel ja siis saadame selle vaba annetusse karbi ingi käima. Siis me lõpetame selle osa siin ja siis me tuleme selle osa juurde, mis siin ka meil on ette pandud, see on issanda surma mälestamise osa. Pärast seda on meil lootus veel ka kohvi juua koos, vestelda, suhelda. Me ei pea ära kiirustama kuhugile. Ja meil on ka siin värsked sünnipäeva lapsed meie keskele jõudnud, nii et Jumal õnnistagu, palub ka neile õnnistust jätkuvalt. Aga nüüd laulame. Suur on su ustavus, Jumal mu isa, muutuse varju ei sinus ma näe. Püha ja õiglane, heldusest rikas, oled sa olnud ja igavest jääd. Suur on su ustavus, suur on su ustavus, mulle su arm igal hommikul uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on su ustavus, su armastus. Talv, suvi, lõikusaeg, õilmitsev kevad, päikse tähtede muutmatu käik, koos kõige looduga laulavad sinust, su armustavust kiidavad kõik. Suur on su ustavus, suur on su ustavus, mulle su arm igal hommikul uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on su ustavus, su armastus, pattude andestus, rahu, mis püsib, su kallis lähedus saatjaks mu tee. Tänaseks jõudu ja lootusi homseks, see kõik mu päralt ja enamgi veel.
ustavus, suur on su ustavus, mulle su arm igal hommikul uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on su ustavus, su armastus, suur on su ustavus, suur on su ustavus,